no viimane intervjuu Siim, tere! Tegime me sinuga sügisel, kui oli juba hooaja lõpp ja kõik ja siis me rääkisime tulevikuplaanidest, kõigest muust. Räägime natukene pigem, suuname pilgu minevi. Vaata, ülikiirelt ju korraldati talveralli. Kuidas sul need mälestused seoses selle talveralliga? No sul on paheti mälestusi. Oli häid mälestusi ja siis halbaid mälestusi. Esimesed katsed juunestusid väga hästi iseenesest, et sõitsime oma käest täitsa võidu. Mul oli vist teisel läbi, mis oli teine aeg. Ja siis ma tegin ühel lühidalt kokkuvõttes, siis ühel äkki 5. katsel tegin 5. käigu sellises natukene järgnemas kurvis. Läks taga otsa alt ära. Kas sa oskad öelda, et see oli sinu viga või lihtsalt kõikide halbade asjade kokku langemine? Kuni kevadeni arvasin, et ma olin süüdi. Aga siis selgus, et mul oli tagatihvi eelvinge täiesti 0. Ehk siis ta läkski alt ära taga otsa ja sellepärast oli spinni tegelikult. Ja sinna läksime tegelikult rallit. Ja mul pärast mitu korda veel sõitsin peaaegu kraadi. Samamoodi taga otsa alt ära ja just sellele tifri jamale. Just. Siis ma ei teadnud, et see tifri on süüdi. Ma arvasingi, et kuidagi libe ja lumine ja nii edasi. Aga muidu oli kihv, tore, et mehed sellise ralli tegid. Ja nii kiirelt, et Marko koos ajas ka ilmselt sügav kummardus ja suured tänustaja. Aga vaata, nüüd on jälle see, et teksin koroona ja rahvapiirangud ja jäid nagu Rapla-ralli jäi ära. Et minu arust tänane trennipäev on ju väga luks, kuigi tegelikult esimene ralli on alles Lõuna-Eestis augustis. Jaa, tuleb pikk paus on ju. Isegi liiga pikk. Aga eks me sellepärast siin olemegi täna. Et saaks natukenegi sõita. Sisuliselt 76 kilomeetrit, see on nagu üks ralli korralik päev. Päris korralik, ja üles ehitatud on ka ju ta nagu justkui nagu selline ralli tüüpi asi, et on sul ajakanal, aga ikkagi teist pinget ei ole, saab proovida erinevaid asju. Et oled praegu nagu, kuidas sa praegu selle esimese ringiga rahul oled? Kusus väga, et mul on jällegi siin auto käes siin tehti ümber, siin mul käiguvahetussüsteemi natukene. Ja käis uuesti dünos ja et on natuke muutunud jälle auto. Paremuse poole? Jah, kindlasti paremuse poole. Et nüüd on ta varjumist nagu kõvasti. Et ja siin on vähe autosid, siis on sellist jälge jälle ees. See on teistmoodi, kui ma olen harjunud ralli ajal, eks seal on päris korralik jälg ette. Kanal on pikalt sõitnud. Just, ja kõik on mõjusti puhas. Et siin on nüüd selline nagu puhastamist. Nagu hoolike tüki maad. Nagu Ogieri tunned. Aga ma olen nagu vaatanud, ma ei ole kellegiga sellel teemalgi rääkinud. Väga paljud rallisõitjad, kellel on seal autotranspordifirmad ja töökojad ja kõik, et toomegi nüüd väike vahelduse nagu sisse. Sul on ka siin erinevad sponsorid ja kõik, et kui see nüüd saladus ei ole, aga Siim Libamägi iseenda sponsorlust teed, mis salad? No ma küpsetan torte siis. Et võib-olla mõni on näinud, et siin on bränd peal Gustav. Et ma tegelengi Gustavi torditehase jookutamisega ja kohvikute pidamisega, et olen tegelikult toitsust teha. No kindlasti see koroonapiirangute aeg oli sulle ka raske. No, muidugi, jah. Isegi väga raske. Esimene laine võib-olla nii raske ei olnud, aga teine on ikkagi nii-öelda ettevõttest kõik välja ilmunud. Ega siin nagu lihtne ei ole seda ka rallit edasi teha, eks ju praegu. Aga sai ettevõtted juba siis tuleb ikka lõpuni teha. Kui millegi muu arvad siis. Seda tuleb leida. Jah, aga näiteks vaata, me oleme siin oma ralli.ee keskkonnas teinud erinevaid mänge ja loose. No, nii. Aga äkki me nüüd kunagi, kui me selle formaadi teeme, aga praegu näiteks räägiks natukene sellist asja, et kui me teeks Mänsegi loosi ja promoks just neid Gustav Cafe's, et näiteks oskaks sa öelda, kas sa oled selle poolt ja mismoodi me selle asja teeks? Ja ei võib ikka loosida, et saab ju igasuguseid mingit valmistoitu või siis torte, mida me siin toodame, eks ju, auhinnaks välja panna, et üle Eesti saab seda kätte ja vabalt mingisugune paneme 2-kilose tordi näiteks välja ja saab seda loosida. Ja võitja saab selle Gustavi Cafe'st kätte? Jah, saab ühe, see on lihtne lahendada, see ei ole probleem.
ja võib-olla miks, noh, kindlasti neid teste veel enne Lõuna-Eestit tuleb. No ikka tahaks võita. Ja, kui variant on. Ja võib-olla miks ka mitte teha üks selline loos, et keegi õnnelik võitja saab sinu kõrval nautida. Tort on tort, aga kõrvaliste on kõrvaliste. Jah, tõsi. Ja seda võib ka samuti teha, et ma ei tea, siis näiteks kas või kahele inimesele, ühele inimesele pluss tema sõbrale näiteks teeks siis ühe sellise lõbusõidu testipäeval, eks ju. Saab olla servises, saab vaadata, kuidas töö käib. Võib-olla saab Gustavi toitu cateringis proovida pauside ajal. Alati on kaasas. Mis oleks ka väga põnev. Aga ma kujutan ette, et me teemegi niimoodi, et praegu me neid küsimusi välja rääkima ei hakka. Kui me näeme, et hakkavad testid lähenema, siis me nii-öelda kaamera taga sinuga räägime need küsimused läbi. Siis paneme ralli.ee Facebooki lehel selle mängu käima. Selgitame võitjad. Siis me võtame võitjatega ühendust. Võtame sinuga ühendust ja siis üritamegi kuidagi kõik need auhinnad nendele kätte. Jah, ei ole probleemi. Ma usun, et see saab väga põnev olema. Kes tunneb ralli sõidust huvi kindlasti? Ja no ütleme ausalt, ega ikka tavainimene, kes rallisõidust huvi ei tunne, ei tule ta ka seda Gustavi torti siin püüdma. Jah, läbi selle kanali. Et see oleks ju nagu põnev asi inimestele. 2-1. Ja, 2-1. No me teeme niimoodi, ma arvan, et me teeme Gustavi kohta eraldi küsimuse ja kaardilugeja võitja eraldi küsimuse. Et teeme nagu 2 erinevat mängu ja meie seda jälgime, me kindlasti paneme sellise tingimuse, et ühes loosis osaleja teises loosis osaleda ei tohi. Et oleme siis nagu, anname inimestele rohkem võrdseid võimalusi võitudeks. Jah, saab teha. Aga ma loodan, et sul järgmine ring läheb veel paremaks, kiirus kasvab, näpukaid tuleb vähem, siis kui meil on see kõik see lõppenud, me võtame sinuga ühendust, paneme need mängud paika ja siis paneme asja käima ja vaatame, mis sellest edasi saab. Aga suured tänud sulle intervjuu eest ja edu teiseks ringil.